oleme tulnud Haapsallu Kiltsi lennuväljal toimuvale kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste esimesele etapile ning täna lähme vaatame, kuidas sõitjatel siin läheb, kuidas nende sõidud lähevad ning lähme uurime lihtsalt, kuidas neile tänane päev meeldib. Mis su tänased eesmärgid on, Selena? Ma arvan, et proovida saada aeg 12.9, et vaadata, et see on praegu nii-öelda see kõige tähtsam. Aga kuidas tunne on? Väga hea. Tunne on alati väga hea. Tšau! Mis su tänased eesmärgid on? No vaatame, prooviks talle nüüd elu sisse saada. Meil käis kõik siin vahepeal lahti ja proovime ta elule saada ja siis prooviks mõned riibu teha ja... Aga kuidas tunne on, et kas täna läheb, siis tuleb ikkagi võit ära või? Sellist asja ma ei oska teile kahjuks ennustada. Et vaatame, proovime mõne viisaka sõidu saada ja proovime ta kõigepealt ilusti hüüdma saada ja siis saame edasi vaadata. Tšau, Kalmer! Kuule, räägi mulle, mis su eesmärgid täna on? Mul tegelikult ei olegi mingid eesmärke kunagi. Ei ole eesmärke või? Ma käin lihtsalt sõitmas. Käid lihtsalt lõbu pärast? Lihtsalt lõbu pärast, jah. No aga räägi mulle... Kunagi midagi saanud. Ma sõidan lihtsalt niimoodi vabalt, et tuleb, mis tuleb. No see on ilmselt väga õige mõtlemine, siis pärast paned võistlusi kinni, on ju? Pole veel siiamaani ühtegi pand. No siis äkki täna paned? Alati võib olla esimene kord, jah. Aga kuidas sul tunded täna on? Kuidas sulle tundub, kas tänane päev läheb hästi? Iga kord, kui ma tulen, siis mul tundub, et mul läheb hästi, aga kukun esimesse eliminaatoris välja. Mis siis tsikli puhul kõige tähtsam on, mida vaatama peab, et oleks turvaline? Turvaline ongi õige sõna. Turvalisus on kõige tähtsam nii sõitja turvalisus kui ka hiljem siis, kui kõige halvem juhtub, et jääks ka rada terveks ja teistele sõidetavaks. Aga kuidas sulle endale tundub? Kas rada on äge? Kas sulle endale meeldib siin, et sa esimest korda ütlesid? Ja mul puudub võrdlusmoment, et kas see rada nüüd on äge või halb, et tundub äge. Aga eks näeb, mis päeva peale ja homme kujuneb. Tere! Mis su nimi on? Aleksandra. Kuidas sulle meeldib siin täna? Väga. See on hästi. Kas sa oskad öelda ka, mis su eesmärgid on täna? Kiirus. Aga mis kiirust või üldse aega sellises klassis siis lapsed sõidavad? No selle klassi indeks on 12.9 ja kiirus on seal üle 80 kilomeetri lõpus, aga kuna Aleksandra on nii noor alles ja esimesed võistlused, et siis mul on natuke piiratud seda aeglasemaks. Okei, aga kuidas sul endal tunne on, et kui sul tütar siit läheb, et mis tunded sind valdavad? No ikka siuke uhke isa tunne. Räägi mulle sellest autost, see on ilmselt siin kõige uhkem ja kõige ilusam, nii et räägi mulle natuke täpsemalt temast. See on siis Eestis on need 2 tükki antud hetkel. Meie oma siis saabus 13 kuud tagasi. Ja see on siis Aston Martini viimane siis isegi seda võiks nimetada hüperautoks. Et see on siis Aston Martin Valhalla. Siin on siis 4-liitrine Mersu V8 mootor 2 turboga. Lisaks on siin siis elektriajam. Meil nüüd vastuse võrgu mitu elektrimootorit tal on, aga ilmselt on neid mitu, et kokku on siin 1080 hobujõudu. Et ilmselt ka, isegi kui see siin rajale lasta, sõidaks ta väga kiiresti, aga täna on ta siiski siin lihtsalt nii-öelda vaatamiseks. Aga kuidas sul endal tunne on? On siin mõnus? On siin äge? Jaa, väga vägev. Et eks me paneme alles boksi püsti, aga ei. See aasta võrreldes eelmise aastaga tundub, et on korralik edasiminek, et seda on ainult hea näha. Kuidas siis tänane tunne on? Mis sa arvad, kuidas täna läheb? Ei tea, ma arvan, et kõik läheb ilusti. Päike paistab, ilm on kena. Valmistame asju ette ära, et nipet-näpet on vaja teha ja peale testipäeva sai mõned muudatused tehtud, et autol oli üks turbo natukene suitses, see läks vahetus. Viimasel sõidul lõi tihendi eest välja mootoril nukuvõli vahelt, et lõi õli ratta alla. Õnneks juhtus stardis, et midagi hullu juhtunud. Aga muidu auto on nagu hästi ja anname Martinile aega harjuda, et ta on väga uus auto ja kui sa sõidad siukse asjaga, siis ei ole lihtne 2,5G, nagu kui sulle
nullist 100-ni, ütleme 1 sekundiga sulle tehakse see ära, sa ei ole niisuguse asjaga harjunud, et siis ta vajab natuke rohkem starte, aga muidu on ta tubli ja harjub autoga, et otsime seadet ja vaikselt tegeleme. Uus asi. Kas ise tuled ka see aasta sõitma või? Ma mingi võistlus võib-olla tulen, aga me eelmine nädalavahetust võtsime endal võistlusauto lahti ja meil viimane sõiks Antopoodis tegelikult sai nii mootor kui käigukast viga, et me saime kõik lahti, nüüd näeme, mis on vaja ja vaatame, kui kaua läheb, et see kõik korda teha, et ma kardan 1 või 1,5 vähemalt, ootame juppe asju. Aga me proovime tulla mingi võistlusel, võib-olla Top Tour Slammeris teha paar starti ja oleks tore. Tere, Martin! Kuidas sul siis tunded on, mis su eesmärk on siis täna? Eesmärk on iga korraga paremini sõita. Et teeme põhimõtteliselt selliseid harjutussooritusi nagu, et ei katsume mitte üle pingutada, see on kõige tähtsam. Iga korraga natuke paremaks. Ma kuulsin, et sul on täitsa tegelikult uus auto. Et mis sa arvad, kuidas siis täna läheb? Katsume kindla peale teha, aga me ei tea. See on uus asi, jah. Kuidas sulle tänane võistlus, eelne võistlus siis tundub? Suurepärane, et ilm on mega, juba hommikul kell 8 oli mingi 20 kraadi sooja ja käisin just rada vaatamas, rada krõpsub mõnuga, et Ott ja Erki on siin väga head tööd teinud, et ei jõua ära oodata, kui sõitjate koosolek juba läbi saaks ja jõuaks rajale sõitma. Mis sa arvad, kuidas siis täna inimestel siin läheb? Ma arvan, me näeme häid aegu ja ma kindlasti täna esimesi rekordi ei näe, sest ikkagi esimene võistlus on, et inimesed hakkavad oma autosid seadistama, aga ma arvan, et kui mitte õhtuks, siis homseks kindlasti hakkame väga ilusad aegu nägema. Sina oled, ma ütleksin, vastutav kogu selle asja ees praegu. Et kuidas siis tundub, et mis sa arvad, kuidas täna siin sõitjatel läheb? Ma arvan, et sõitjatel on tore. Ma arvan, et kui sõit ei õnnestu, siis ehk on publikut nii palju, et on juba see tore nagu. Aga rada mõttes siis tähendab, siis on täiesti uus rada, on ju? No mis ta nüüd täiesti uus, eks me nüüd viimane kord parandasime veel neid asju, mis eelmine aasta vaatasime, et on, ega ideaalseks ei saa, see on vana vene värk. Aga ma arvan, et täna on ta parim, mis ta on kunagi olnud. Nagu. Aga kuidas sul tunded on? Et ma mõtlen, et ma siin enne just küsisin mõndade inimeste käest, ütlesid, et mõned on nagu närvis ja mõned nagu täiega ootavad, on ju, et mis sa tänasest päevast ootad? Ma ootan tegelikult festivali. Ma loodan, et tuleb publikut palju ja sõitjatel on äge selles suhtes, et ma arvan, et täna ei olegi ajad ja kõige tähtsamad. Ma arvan, et kõigile läheb peale see, mis siin toimub. Kui on palju rahvast, siis on sõitjad isegi oma võib-olla kehvade tulemustega õnnelikud. Kuidas siis tänane hommik läinud on? Rahulikult, kui tuled tänavale kaasa autoga, siis väga palju teha pole vaja. Aga mis sa arvad, kuidas siis täna siin inimestel minema hakkab arvast seda, et tegelikult on tegemist ju täiesti uue asjaga? Ma arvan, et pigem hästi, sest tundub, et korraldus on väga on point ja rada on siit rajal alla vaadates nii siledat, ma ei ole seda kui siledat pole kunagi näinud. Et pigem ma arvan, tuleb positiivne päev. Tänane hommik on läinud hästi, seda sellepärast, et ma ju tulin ju eile alles juba lõunast siia. Ja siis said rattad vaetatud ja sätitud 1,2 ja ringi vaadatud, et täna on niisugune kergem hommik olnud. Ma vaatan, sina sõidad Street B-d, on ju, et mis siis selle klassi jaoks on nagu ülimalt vajalik, millest lihtsalt ei saa mööda vaadata? No see klass on juba kiirusi lõpuaja indeks on 11,9, ehk siis sellest ei tohi kiiremini sõita, see on juba päriselt, ütleme, mingi 500 pluss hobujõudu peab olema. Ja kõige tähtsam selle distantsi juures on, ilmselt ütlevad kõik, et kuidas koha pealt minema saad. Et esimesed 60 jalga siis otsustavadki kogu sõidu, et mõned modifikatsioonid on tehtud tagasilla juures, et toetaks paremini rattaid stardis. Et sellel autol muidu tehase poolt pakuti 395 hobujõudu, nüüd on 500 ringis, et väga palju ei pidanudki juurde leidma. Aga kuidas sa tunned, kuidas sul täna läheb? Eks seda rajal on näha, kuidas läheb, ma midagi ei ütleks ette. Mis tunded sind täna valdavad siis selle võistlusega? Ärev nagu alati. Ärev nagu alati? Eilil on ikka nagu ärev, muidugi.
minu arust sul läheb küll kogu aeg väga hästi. Ma tänan, loodame, et täna ka siis. Aga mis sa ootad tänasest päevast, mis su eesmärgid on? No 3. ei tahaks jääda. Ikka esimeseks on ju? Võitma tulime ikka. Te olete esimest korda siin täna võistlemas, et kuidas teile tundub, et kas see on äge rada? Rada on hea, vist kuulsin, et vähe oli hüppav, aga tundub, et on hea vist. Aga siiani on kõik sõidud hästi läinud, on äge? Ühe sõidu oleme teinud ja suht hästi. Aga mis emotsioonid on, et mis te ootate tänasest päevast? Peaasi, et ei tule vett ja häid sõite ja mõnusat olekut ja... Siis on selge, siis me soovime teile ilusaid sõite ja loodame, et kõik läheb hästi. Aitäh! Sul on nagu täielik sõna otseses mõttes paugupill see auto. Et kuidas sul siiani sõidud läinud on? Viimase sõiduga jään rahule, alguses ei saanud minema koha pealt. Et sul on nagu, et alguses ei saa minema ja pärast ei saa pidama või? Pidama ka saab, ei ole sellega ka probleemi olnud. Aga mis sul hetkeseisuga on, et kas sa oled rahul siiani või ootad juba, et saaks ikka paremini kuidagi või? Pean kahjuks lõpus maha laskma, liiga sõidan indeksi lõhki ühesõnaga. Okei, sellised lood. Järgmise klassi jaoks pole autol vastavaid turvanõudeid. Aga äkki siis järgmine aasta või järgmine sõit juba on olemas need turvanõuded? No annan endast parima. Mul on siuke küsimus, et sul on hullult huvitav auto, nagu nii siit vaadates kui ka väliselt vaadates, et kuidas sul siiani sõidud läinud on? No see on uus auto mul, see aasta ma sõidan sellega ja see on endised Superstreeti auto, aga nüüd ma olen siin natuke klassi maha ja see on Audi S4 C4 kerega, 92 aasta, nii et päris vana. Aga sul siiani on kõik sõidud õnnestunud ja oled rahul? No esimene sõit oli nii, ma panin mööda käiku ja mis igane, aga praegu on liiga kiiresti läks on jah. Okei, aga siis mis su tänased eesmärgid on? Indeksi sõita 11.9, aga praegu sai sõidetud 11.3, nii et natuke liiga kiiresti. Tere, Tõnis! Ja mul on siuke küsimus, et sul on hästi ilusat värvi auto, et äkki sa räägid sellest natuke täpsemalt? See ongi mu esimene auto, nagu üleüldse, et 12 aastat on juba minu käes ja kõik need 12 aastat seda üritan sellest midagi välja pigistada. Et värvi poolest jah, tõesti erinev, et ma Eestis vähemalt ei ole siukest näinud, see on BMW värv ja tehnika poolest on siin B58 mootor, 2019 M240i BMW oma ja siis sellesama BMW kast, no ühesõnaga tehnika on 2019 aasta oma ja jah, 600 või 570 hobujõudu ja 800 newtonit. Kuidas sul praegu kõik sõidud läinud on, et kas sa ise oled rahul, kas seal on mingid kindel eesmärk, mida sa pürgid? Ma osalen vabaklassis selleks, et üldse katsetada, mis ta teeb, sest selle setupiga ma see aasta ei ole veel sõitnud ja üleüldse liimi peal ma esimest korda olen. Et katsetada üldse, mis ta teeb ja kas ta elab üle, kuidas tehnika elab üle, et just see 46-poolne osa, nagu ütleme nii, et see mootor ikka kestab. Et siiamaani on korras, esimene sõit oli siuke, ühesõnaga katsetame nagu. Tšau, David! Ühesõnaga, ma küsiks su käest, et kuidas su viimane sõit läks? Ma ei tea, ma ei ole timeslipi näinud. Tegelikult oli siuke võrdlemisi rahulik. Kuna oli vaja siin mingeid asju testida ja kogu aeg käib asju testimine, siis ma võtsin ta tegin natuke rahulikumaks, et saaks pärast midagi logist näha ka. Aga siiani tunned, et on õnnestunud kõik sõidud ilusti ja läinud hästi või? Ei. Ei või? Ei. Miks? Sellepärast, et kogu aeg käivad mingid otsingud. Otsingud? No ma otsin mingit siduriseadet siin tegelikult, stardiseadet, et ta raja peal sõidab niikuinii väga hästi. Et selles mõttes ta teeb selle aja kõik nagu sõidu käigus ja tegelikult peaks selle tegema alguseks, aga sellega siis üritame tegeleda. Et kui see korda saab, siis see sõidab väga kiiresti. Kas sul on enne igat sõitu mingi kindel traditsioon ka, mida sa teed? Mingi mantra? Ma panen vasaku kinda ennem kätte alati. Ongi päriselt, ongi traditsioon? Pigem on. On siis õnne ka toonud? No ma ei tea.
enam-vähem ju. Okei, aga aitäh sulle ja ma soovin kõikidel su sõitudel edu siis. Aitäh! Kuule, ma kuulsin, et sina see võistlus ei sõidagi, et räägi siis, mis sa siis siin teed? Tšau, jah. Selles mõttes tõsi ta on, et ise ma ei võistle kahjuks, sest auto ei jõudnud kokku paraku. Mingid varuosad ei jõudnud Ameerikast õigeaegselt. Aga selle asemel on nagu next best thing, et kui vana Einberg ei sõida, siis sõidab noor. Ehk siis tegelikult toetan oma 15-aastast poega, kes proovib kätte esimest korda junior bracketis. Kuidas ta siiani läinud on, oled sa rahul? No ühe sõidu ta on teinud ja selles mõttes ma olen rahul, et ta väga üritas nendel on ju kohustuslik reaktsioon võtta. Et ta küll varastas 0,04 sekundist, aga see on juba selline bad luck peaaegu, et... No peaasi, et ikkagi silm särab ja ikkagi sära on nagu olemas. Just, see on kõige olulisem. Tšau, Tõnu! Tervist! Sa oled ilmselt kõige sinisema autoga siin hetkel, kui vaadata kõiki ülejäänud siniseid autosi, et kuidas sul sõidud läinud on? Väga hästi, väga konstantselt, järjest paremaks. Aga on sul mingi kindel eesmärk ka täna, milleni pürgid? Lihtsalt sõita kõige parem aeg, mida on võimalik välja sõita ühe täiesti tavalise tehase konditsioonis Corvettiga. Sa oled siis Kopikaga tulnud siia sõitma, on. Et tegelikult ma tahtsin küsida, et kas sul on mingi kindel traditsioon ka, mida sa enne igat sõitu teed? Ei ole, absoluutselt. Ei ole? Ootas selle sõitma, jah. Mingit mantrat ei ole sul, mida endale korrutad? Ei. Okei, aga kuidas sa sõidud siiani läinud on? Hakkasime vaikselt pihta ja järjest ronime muudku, et oma klassiindeksi poole. Aga siiani on läinud kõik hästi ja oled rahul? Tõusus joones ikka, jah. Tšau, Maarja! Kuule, ma tahtsin küsida, et mis sa teed siin täna? Täna ma teen sekretariaati, ehk siis registreerin sõitjaid ja haldan kõiki dokumentatsiooni, mis meil võistluse jooksul käib. Kuidas sulle tundub, kuidas praegu sõidud läinud on? On hästi läinud edenenud? Pigem jah, päev jookseb ilusti ja katkestusi on väga vähe, mis on kiirenduses väga hea ja ajakava muudatuse tegime, ehk siis inimesed saavad rohkem sõita. No see on alati tore, et saab rohkem sõita, aga üldiselt, kuidas sa nagu tunned, et kas sa arvad, et näiteks homne päev tuleb veel ägedam kui täna või mis su ootused on üldse? Kindlasti, homme on ju põnevam, siis hakkavad eliminaatorid ja siis hakkame teada saama, kes päriselt võidab, et täna nad lihtsalt nii-öelda testivad ja proovivad oma aega sõita. Kuidas sul siis tänane päev läinud on siiani? Ütleme ausalt, et väga emotsionaalselt. Esimene round oli väga hea, start läks nahka, lõppkiirus mega, mõtlesin, kõik on väga hea, tuleb oma indeks ära, kui ma stardi korda saan. Läksin teise ringile, kõik pekkis. Jõuda pole, tippkiirus maas, start ei leiane. Milles siis probleem on? Kuumas. Kuumas? Jah, et 2 korda on saanud parem raja peal oodata ja templeb üles ja kõik ja tõmbab jõu maha. Aga kas sul muidu olid täna mingid kindlad eesmärgid ka, milleni sa pürgisid ja kas sa jõudsid ka nendeni? Ausalt ei jõudnud, tahtsin 13.3 sõita. Aga mis sa siis sõitsid? See round sõitsin lõhkeelast. Mõtlesin, et lasin oma indeksi natuke maha, et panin 13.9, sõitsin 8.9, nii et ikka halvasti. Aga mis su emotsioonid on, et kuidas sulle meeldib, kas üldiselt festival on nagu äge või? Mega äge on. Et hommikul, kui ma tulin siia, vaatasin nagu hoopis teine pilt on. Et sihukest asja pole siin nagu olnud, ülivinge. Siis kätte saanud nüüd Riivo Sinnijärve ehk siis selle kurikuulsa ägeda Kalevipoja autoga, on ju. Aga ma tahtsin küsida, et kuidas su tänased sõidud siis läinud on seni? No tänased sõidud on läinud nii, et ühtegi lõpuni ei ole suutnud sõita, et eks siin on nii tehnika kui juhi siuke roostes olek on ju, et esimene etapp ja ütleme niimoodi, et mingid mured kummitavad meid. Aga ma vaatasin, et su enda tütar sõites ka siin täna, et kuidas see sind siis kõrvalt vaatajana isana tundma paneb? No täna on mul tütrel tõesti esimene võistlus junior Dragstariga ja võib öelda, et tema on praegu parema ajaga kirjas kui mina, sellepärast et tema on finišeerinud, mina mitte. Aga on tal siiani hästi läinud, oled sa rahul?
jaa, et viimane sõit oli väga super juba ja näha oli, et ta oli nagu hästi palju õppinud, kuigi see oli alles 4. sõit. Aga sina siis täna ka tegelikult kiirendusspordi alakomitee juhina, et kuidas sa hindad seda korralduslikku poolt ja üldse seda kogu tänast päeva, et mis emotsioonid sind valdavad? Mul on rõõm näha, et on päris palju publikut tulnud ja just sellist, keda me enne peale näinud et pideval võistlustel käijal on ikkagi jääb kuidagi publik nagu silma, et täna me näeme, et on erinevad rahvast tulnud ja loodame siis, et ka õhtune järelpidu toob rahvast veel ja siiamaani on olnud kõik äge, ma usun, et kõigil on põnev olnud ja järgmistel etappidel proovime veel paremini teha. Ma olen siis kätte püüdnud Pro ET klassis sõitnud Selena Süvar ja ma tahtsin küsida, et kuidas sa ise oma sooritusega rahule jäid? Ega nii ja naa, et need punased, mis tulid, et ega need nagu rõõmsaks ei tee, aga see on jälle koht, mida harjutada, et midagi hullu ei ole, et neid võistlused on veel, et siis ongi lihtsalt, nüüd ma tean, mida harjutada. Aga sa praegu oskad öelda ka, et mis su tähelepanu kõige rohkem pürgis täna, nagu tänastel sõitudel või siis eile? Ma ei tea, ma ütleks, et väga hästi korraldatud üritus, et see kindlasti väärib tähelepanu, et väga söök oli, väga toredad tegevused olid inimestele välja mõeldud, et see kindlasti. Kuidas sa oma tulemusega rahule jäid? Esiteks ma tulin siia võistlema Street B-klassi, aga tuli kohe esimese sõiduga nii, et ma sõitsin indeksi lõhki, et sõitsin 11.3 ja siis võitsin nii, et vahetasin klassi, vaata. Et ma esimest korda seda Super Street klassi nüüd sõitsin. Ja aga esimene eliminaator mul jopas, mul vastane sai katki. Ja siis teisega eliminaatoriga ma oleks võitnud, aga panin 4. käiku mööda. Ja sellega lõppes praegu sellise päev, minu päev lõppeski sellega. Aga kuidas saaks järgmine võistlus tead ka, et millal on rohkem tähelepanu püüda või mis sul see võistlus kõige rohkem tähelepanu pürgis? Tähelepanu järgmine võistlus on gripp. Et pidamine, et auto liigub ilusti, kõik jõudu on, aga ei ole seda pidamist, et kogu aeg lihvib 4 ratast või lihvib, et järgmiseks on vaja seda gripi saada korda. Aga järgmisel võistlusel näeme sind? Ja kindlasti, Super Street klassis. Tšau Sten, ma tahtsin küsida, et kuidas sul siis tänane võistlus või üleüldse siis esimene etapp Ghost Performance'il läks? Tervist! Võtaks asja kokku niimoodi, et tegelikult oli igati edukas võistlus.
et tegime nüüd esimesed nagu päris nii-öelda stardid selle autoga. Iga sõiduga saime väga palju infot juurde, saime kiiremaks, nüüd selle viimase demosõiduga saime nagu kinnitust, et auto on tegelikult indeksivõimeline, hobujõud on olemas, kiirus oli 237 kilomeetrit tunnis, et kõik on tegelikult okei. Esiamorte on vaja. Aga mis su tähelepanu pürgis muidu, et mis sa nagu märkasid, et järgmine võistlus paremini teha? Otseselt niimoodi konkreetselt midagi välja tuua ei oska. Pigem lihtsalt on vaja harjutada, on vaja starte, on vaja nii-öelda nagu datat saada. Praegu liigume väga heas suunas, kui me saaks ta nüüd stardis ka õiget liigutust tegema, et ta ampsaks nagu kinni, siis me tegelikult oleme päris heas kohas ja üldse praegu nagu tagasi vaadates ütleks, et üsnagi valutult nagu tüü on siiamaani praegu läinud. Ma vaatasin jah, et ega sa ikka gaasi maha ei lasknud. Ei no praegu jah, meil oli vaja näha, et kas kiirust on ja tuli lihtsalt peale hoida. Vahel on nii, et on vaja lihtsalt teha mingeid asju, mis isegi kui need on ebamugavad, aga need on lihtsalt vaja teha, siis on nii. Aga järgmine võistlus oled ka tulemas siia? Jaa, hetkel ei näe küll põhjust, miks mitte, et kõik jäi terveks, kõik jäi korda, vaatame, käime asjad üle, proovime natukene nurki lihvida, oleme kohal. Ma olen siis kinni püüdnud siis tänase tegelikult üldse selle võistluse raja vastutaja, ma ikkagi ütleks sulle, et no te mõlemad. Kuidas sa siis kommenteeriksid, et kas läks edukalt, mis sul mõtted mõlguvad, mis emotsioonid sind valdavad? No selle kohta, et esimene asi võtsime suurelt ette, paberi peal oli kõik ilus, siis suuri pahandusi ei olnud minu meelest. Eks igaüks saab ise kommenteerida, aga rahvast oli gramm vähe. Eeldatavalt siin Jaanid vist võtsid meil ära, aga kes käisid, need olid ülirahul. Vähemalt meile tulnud tagasiside on selline. Ja ma arvan, et järgmine võistlus on rohkem. No me just ka rääkisime siin paari sõitjaga, kes ütlesid, et nende arust oli üritus ikka väga hästi korraldatud. Et kas sa oskad äkki seda ka kuidagi kommenteerida, et järgmine üritus midagi kindlasti paremaks muuta või et mis tähelepanu pürgis? Rada saab kindlasti parem. See on nagu selge, ta oli juba täna, läks paremaks, kui oli varem ja eks me teeme ta jälle veel päev paremaks. Mingid pisilahendused, mingid kõlari asjad, mida me siin lahendame. Suuri mingid muudatusi ma arvan, et ei tule, et vast sujuvamaks asi ja siuke vaatame veel. Meil on nädal aega mõelda mingi lollusi välja, mida teha veel. Okei, aga siis järgmine üritus näeme siis 4.–5. juuli, jah? Jah, et ootame kõiki ja tulge ja paneme kõva peo püsti. Ma arvan, et täna oli juba pidu ja teeme järgmine kord rohkem rahvaga. Aitäh sulle ja siis järgmisel võistlusel juba näeme. Nautige. Coast Performance Season Opening esimese etapi siis autoklassi võitja ja ühtlasi ka siis ürituse korraldaja. Et ma küsiks kõigepealt, et kuidas sul siis see sõit läks, et mis oli see faktor, mis sind siis võiduni viis? No konkreetne faktor oli see, et ma olin üksi klassis kahjuks see kord, et aga kui nagu sõitu kokku võtta nädalavahetusele, siis me maadlesime nagu probleemidega, et leida õige seade, et me ikkagi tegime ulatusliku remondi mootorile ja siis tuli sellega nagu päris palju jõudu juurde ja siis, et nüüd need uued seaded kätte saada, me olime suhteliselt lähedal sellele, aga paraku sel võistlusel veel ei realiseerunud, et järgmisel võistlusel kindlasti loodame näidata juba oluliselt kiiremaid aegu, kui sellel nädalavahetusel õnnestus. Aga ürituse korraldajana, et oled sa rahul, on sul mingeid kindlaid mõtteid, emotsioone, mis sul peas mõlguvad? Üritus üldiselt ma ütleks, et kulges väga hästi, et ma sõitjana nagu ei näinud mingisuguseid tagasilööke. Oleks tahtnud loomulikult näha oluliselt rohkem võistlejaid ja ka publikut, aga lõppkokkuvõttes ma usun, et kes käisid, jäid rahule, et atmosfäär oli meil väga äge
ja loodame järgnevatel etappidel siis seda veelgi parandada. Ja aga aitäh sulle ja teiega siis näeme juba järgmisel võistlusel, mis toimub siis 4.–5. juuli siinsamas Kiltsil siis Haapsalus. Näeme varsti!